Ma arvan, et need on sama võrdsed kui igal teisel filmil sellest 5. Et see, kes sinna toppi jõuab, kas see aasta või ükskõik missugune teine aasta on olnud ennem eelnevalt, et need on kõik võrdsed. See on nii palju hakkab juba otsustama see, et ütleme subjektiivne maitse, et kellele meeldivad missugused emotsioonid, milline teema, temaatika, kõik muud komponendid, sest et professionaalselt ja teostuslikult on kõik need 5 filmi ikkagi võrdsed, et siin ei saa öelda, et näiteks, et see on nüüd, kõigile võib öelda, et tal on väga hea operaatoritöö, väga hea näitlejatöö, väga hea režii, no okei, natukene on ühel või teisel filmil minu meelest, aga see ongi jälle minu meelest, eks ole, stsenaarium natuke nõrgem, aga võib-olla ainukene, mis on nagu ütleme, natukene erineb ülejäänud sellest valikust on Wild Tales ehk ma ei teagi, kuidas eesti keelde tõlkida, Metsikud lood siis või? Jah, Metsikud lood, Argentiina film, mis ei ole nii otseselt seotud ehk nagu tänase päevakajaliste sündmustega, mis toimub laias maailmas. Et kõik ülejäänud teised 4 filmi on nii või naapidi, nad kõlksuvad väga aktiivselt vastu sellest, mis meid hetkel ümbritseb, mis meid kõik nagu närvi ajab ja muratsema paneb ja kõik need sõjakolded ja mitte ainult sõjakolded, vaid näiteks Timbuktu on väga huvitav film, mis lahkab moslemite maailma ja näitab islamit näiteks väga mitme kandi pealt nii positiivsest kui negatiivsest küljest, et Metsikud lood on nagu ainukene nendest, mis kuidas ma nagu ütleksin, on väga vaimukas ja väga tark ja teise kandi pealt nagu väga äge film. Et see on nüüd küsimus, et kas selle filmi puhul, et kas see, et ta natuke selle koha pealt erineb ülejäänud 4, on tema pluss või miinus. Et see on nagu huvitav moment, et võib juhtuda, et äkki on pluss, aga võib-olla on ka miinus. Et ma arvan, et siin ei ole üldse mõtet ennustada, vaid siin on mõtet kaasa elada, tunda rõõmu, et me oleme seal, kus me oleme hetkel ja nagu, et üks meie kultuurivaldkondadest on teinud nagu nii suure läbimurde, ei saa ma jätta ka kergitamata PÖFFi, kellest on saanud 15 parima festivali, kes sellel aastal või õigemini eelmisel aastal akrediteeriti 15 parema festivali hulkaks ametlikult FIAF-i poolt, mis on ka muideks Ameerikas on selle keskus, see on siis ülemaailmne produtsentide assotsiatsioonide föderatsioon, eks. Et ma arvan, et nendes on kõik, see kõik näitab võib-olla seda, et ühel hetkel, et me oleme nagu väikese filmiriigina suutnud ennast lõpuks sinna kaardile panna ja isegi rohkem, kui me kunagi varem oleksime seda võib-olla isegi julgenud loota või oodata. Ja hetkel me oleme ju edastanud Baltimaid ja Põhjamaid ja nii et kui hakata niimoodi mõtlema, et meil on nagu põhjust rõõmustada ja uhke olla, et nautigem hetke, sest et järgmine hetk ei pruugi enam nii edukas olla. Aitäh!